Maret Käis, kes juhatab rahvakultuuri osakonda Kultuurimajas, rääkis telestuudiole liites, et tants Minioon on 20. sajandist pärit pallitants. See tants on väga lüüriline ning tihtipeale nimetatakse teda armastuse tantsuks. Varasematel aegadel pidulike tseremooniate ajal esitlesid seda tantsu noored inimesed. Kunagi palju aastaid tagasi meie lugupeetud tantsupedagoog Virve Vuntus oli kaasautor ühele raamatule, mille pealkirjaks oligi Vanad seltskonnatantsud. Ja meie tantsijate ja muusikate rõõmuks on seal olemas kõik laulude sõnad, noodid, tantsukirjeldused, üks väga hästi läbimõeldud kirjatükk ja mida me saame kogu aeg kasutada, kasutavad nii muusikud, kasutavad nii tantsuõpetajad ja meie ajame ka ikka näpuga järge ja meil on väga hea meel öelda, et ka selliseid tantse, vanu seltskonnatantse tantsivad ka kooliõpilased. Meil on külalised Vokast, Jõhvist, Toilast ja Kohtla-Nõmmelt. Teeme sellist üritust juba 13. korda. Programm on muutunud mitmekesisemaks. Kuna on Euroopa kultuuriaasta, siis võtsime me tantsud Rootsist, Austriast ning ka oma Eesti ja Vene tantsud. Ning me pakume suurima heameelega meie lastele tutvumiseks neid vanaaegseid tantse. Et ei unustataks, kuidas kunagi tantsiti Miniooni, kuidas tantsitakse Aleksandria valssi ja polkat. Selliseid tantse on väga palju. Meil on hea meel, et meil käib külalisi ja nii juba 13 aastat järjest. Pidu toimus traditsiooniliselt Kultuurikeskuse ülemise korruse fuajees. Parketil oli väga palju rahvast ja oli väga lõbus. Külaliste suurepärane esinemine rõõmustas kõiki väga. Kõik vanaaegsete tantsude kummardajad olid endale õmmelnud väga ilusad kleidid, mida ka suure uhkusega demonstreeriti. Tantsijate arvates aitab kaunis kleit luua meeleolu ja vajaliku atmosfääri, mida toob endaga kaasa iidne kunst, pühenduda vanadesse aegadesse ja tunda ennast justkui esivanemate ajal.